Tere, head inimesed! Minu nimi on Ergo. Tulen jälle siit tahvli eest videolugu rääkima. Ja seekord on mul teemaks vägivald ja ma esitasin küsimuse, et mis on vägivald ja kuidas ta esineb. Minu enda isiklik kogemus on see, et ma olen elanud 35 aastat vaimse vägivalla peres ja nii mõndagi ma oskan sellest teemast rääkida. Ma võin ka mõnes kohas eksida, aga siiski on mul oma isiklik sisemine kogemus, mida ma oskan selle tõttu edasi jagada natuke suurema pildina. Minu arvates vägivald on see, kui üks inimene teeb teisele inimesele ülekohut. Ehk siis see on see koht, kus ma teen talle füüsiliselt liiga. See on see koht, kus ma surun teda nagu oma sõnadega allapoole. Sina, Raibe, oled seal madalal, mina olen siin üleval. Ülekohus. Ja siis emotsionaalne on siis järgmine, et me hoiame ka neid inimesi seal madalal. Me ei taha, et nad tõusevad. Ja vägivalda on siis 3 kujul, vähemalt mina tean 3 kujul. Üks on siis füüsiline vägivald. See on see, et kui inimesele anda tuupi, tappa, silm siniseks, üle keha mingit moodi lüüa teda. Väänata, suruda, teha talle haiget. Vaimne vägivald on see, et ma sõnadega olen teise inimese suhtes halvustaval toonil, et sõiman teda, nimetan teda igasuguste inetute nimedega ja siis sellega nagu alandatakse inimest. Ja minu arvates veel 3 on emotsionaalne vägivald. Ja see on selles mõttes nagu kirsttorti otsas on see, et kui inimene on juba alandatud, siis me ka hoiame neid seal madalal foonil ja madalamat kui muru. Ehk siis emotsionaalne vägivald ongi see, et me katsume neid kuidagi tunnete baasil nagu hoida seal madalal. Kui sa nii ei tee, siis sa jäädki sinna. Kui sa nii ei ole, siis sinust ei saa mitte kedagi. Ehk siis see on ikka puhas manipulatsioon. Et me kõik ju teame, et väike elevant on pandud ketiga, dokiga maa külge. Ja kui ta kasvab suureks, siis ta seda dokki ei tõmma välja, kuigi ta võiks seda teha sekundiga. See on emotsionaalne vägivald. Ja nüüd on nagu see koht, kus üks inimene teeb teisele liiga, siis tema tunneb ennast hästi, aga tema ennast hästi ei tunne. Ja kust kohast on saanud nagu vägivald meil alguse? Ma tulen siit natukene kõrvale ja selleks on siis perekond. Me oleme tulnud tegelikult enamus meist nõukogude aegsetest perekondadest. Minu generatsioon kindlasti. Ja noorematel ka, sest vanemad elasid suurem osa ajast nõukaajas. Et ja mida on vaja selleks, et tekiks nagu vägivald? Et perekondades on meil olemas 2 täiskasvanud inimest. Üks on siis isa ja teine on ema. Ja kuidas saavad need inimesed nagu omavahel siis nagu kembelda? Isa joob ennast täis ja siis annab emale kere peale. See on füüsiline vägivald. On peresid, kus ema on terroriseeriv ja siis terroriseerib isa ja ka siis lapsi. Või siis on näiteks isa selline, kes lastel sunnib midagi tegema ja olema ja käima ja tegema ja mingisugust, näiteks alandab neid. Teie raiped ei ole mitte midagi väärt, mina olen siin see kivikuningas. Et selles peremudelis saab toimuda nii füüsilist vägivalda, nii vaimset vägivalda, kui ka siis emotsionaalset vägivalda.
ma usun, et minu põlvkonnas ja ütleme, vanemad, natuke nooremad on inimesed kokku puutunud, mis tähendab perevägivald. Mis tähendab see, kui sa oled alla surutud, mis tähendab see, kui sa oled füüsiliselt halvasti koheldud saanud, sa oled haiget saanud. Ja mis tähendab seda, et kui sind on korra alla surutud, siis sind on ka seal hoitud, sest sul on hirm tõusta. Hirm seista iseenda ees, sest sa oled oma vanemate toidul, katus, kool, nii edasi. Et see on selles mõttes nagu keeruline koht, et mis on nagu vägivalla tagajärg. Vägivalla tagajärg üsna tihti on emotsionaalselt ajupesu. Et kui sind hoitakse hirmufoonis, manipulatsioonis, kaassõltlasena, siis sa üsna tihti oled ajupestud. Nii lihtne see ongi. Ajupesu on see, et sa ei tea, et on olemas midagi paremat. Sa ei tea, et selles mullis, kus sa oled üles kasvanud, et väljaspool mulli elu on ilusam ja mõnusam ja parem. Et alles siis, kui sa sellest mullist välja saad või siis harid ennast kuidagi, loed raamatuid, kohtud teiste inimestega, võt siis on sul võimalik nagu seda oma maailmapilti laiendada ja näha, et maailm on suurem, parem paik ja on selliseid inimesi, kes on kogenud seda sama. Nii et mina isiklikult olen kogenud seda, kui isa terroriseerib ja isa on teinud nagu ema suhtes vaimset vägivalda. Üle terve pere. Ja see on nagu kestnud nagu aastaid ja aastaid ja aastaid ja aastaid ja keegi ei osanud sellele kuidagi lahendust leida. Ja mis on nagu vaimse vägivalla üks ohtlik pool on see, et lapsed võivad omavahel hakata üksteist kuidagi tögama ja vaimselt nagu terroriseerima, ehk siis siit tasandilt õpetatakse käitumine edasi järgmisele tasandile. Sealt edasi järgmisele tasandile. Aga tulles nüüd nagu järgmise teemani, milleks on siis ühiskond. Et täna on ühiskond meie emake planeet, ketas, taldrik, aga see 300 kilomeetrit raadiust või see diameeter on Eesti siin, kus me elame. Ja selles Eestis on meil erinevad inimesed, on politsei, on vaktsineeritud inimesed, vaktsineerimata inimesed, valitsuse inimesed, meditsiin, kohvikud, ettevõtjad, palgatöötajad ja siis ka lapsed. Meil on perekonnad, meil on lapsed, kes käivad koolis, kes mängivad õues, kes kasvavad ja arenevad. Ja nüüd nende näidete puhul, mis siin on juhtunud, saame me need näited üle tuua sellesse konteksti. Valitsus tegi meile ette korraldused ja määrused, mille tulemusena sai politsei teatud uued käsklused. Ja üks näide oli see, et aprill 2021, kui inimesed olid rahumeelselt meeleavaldusel Toompeal ja siis Vabaduse väljakul, neid tiriti pokrisse, väänati maha. Jah, nii oli. Aga miks on vaja rahumeelselt inimeste vastu minna? Järgmine on see, et meditsiinipersonal on üsna selgejooneliselt asunud ütlema, et tuleb vaktsineerida. Mina ei ole vaktsineeritud ja ma ei taha ka vaktsineerida. Sellepärast, et meditsiinidoktor ei tule ütlema, mida ma pean tegema. Sellepärast, et ma saan ise oma eluga nii hästi hakkama ja ma saan ise endale öelda, mida ma teen oma eluga. Et tema ei tule seda ütlema, kui tal ei ole väga selgeid järeldusi sellest, et see, mida ta mulle pakub, on ohutu. Just nimelt ohutu. Ja nüüd on nagu see koht meditsiinis
on haiglad ja haiglates minusuguseid inimesi, vaktsineerimata inimesi, no ei taheta eriti hästi kohelda, et varsti on nii, et ma ei saaks ka enam isegi plaanilist ravi saada. Noh, ehk siis mind on nagu vaimselt kuidagi nagu survestatud ja alla surutud. Järgmine näide on nagu see, et sa oled vaktsineeritud ja sa kannad maski ka. Sa võid minna vabalt kohvikusse, sa võid minna vabalt kinno, sa võid minna teatrisse. Sa näitad oma passi ette ja sa lähed, eks ole. Aga mina, kui ma tahan minna, mul ei ole passi, siis mina sinna siseneda ei saa. Ma olen siin kohvikutes Tartus käinud ja ma ei saa seal nagu olla. Lihtsalt ei saa, mul puudub pass, millel on QR-kood peal. Kuigi ma võiksin tõestada läbi testi, et ma olen negatiivne ei kanna nakkust endaga kaasas. Järgmisena, mis ma tahan nagu öelda, on see, et politsei on saanud nüüd selliseid juhiseid Terviseametilt, et kohvikupidajatel on kohustus kontrollida passi ja kui sa seda ei tee, siis kohvikupidaja saab trahvi selle eest, et tema ei tee. Ehk siis nendel on loodud see hirm, et kui sa ei tee, siis me keename sulle mitmeid tuhandeid eurosid trahvi. Et see on selles mõttes kohvikupidajale suhteliselt ränk löök sedasi trahvi saada, et see lõpetab tema elu suhteliselt kiiresti pankrotis. Ja nüüd on see koht, et nende erinevate ühiskonnagruppide vahel käib ka tegelikult päris korralik madin. Me oleme näinud, kuidas politseinik tassib poest ära inimest, sellepärast et ta ei kandnud maski. Minge vaadake Põhjamaas, Soomes või Rootsis, sellist asja ei ole seal, et inimesi tassitakse poest minema, kui tal ei ole maski. Seal ei ole seda. Mul on mitmeid sõpru seal nii Soomes kui Rootsis. Neil ei ole seda. Aga miks meil on? Meil on vägivald. Meil on sisse istutatud vägivald. Sellepärast me neid asju teemegi. Me ei ole ise ennast terveks teinud. Ja ma kohe jõuan sinna, et mis põhjusel on meil perekondades vägivald. Kust see tulnud on? Siin on ju oma põhjus. Laevakeres on auk. Nii et täna on juhtunud see olukord, kus siin täiskasvanud inimesed, nagu siingi, täiskasvanud inimesed on hakanud endast allapoole lapsi, ehk siis siin lapsi survestama. Koolis 3 korda nädalas testi vaja teha, laps peab maski kandma, laps peab vaktsiini tegema. Kuigi tegelikkuses lapsed ei pea vaktsiini tegema, sest neil on organismid, mis saavad sellega ise hakkama. Nad ei ole riskigrupp. Nad haigestuvad, tõsi. Neid võib sattuda intensiivi, tõsi. Aga sellepärast ei pea neid vaktsineerima. Jah, nad võivad nakatada teisi. Aga see süü ei ole nende oma. Me oleme nendest kõrgemal. Mitte kõrgemal, vaid me oleme nendest vanemad. Meie peaksime võtma selle vastutuse, sellest kriisist, selle olukorra välja juhtima. Aga me ei saa lapsi survestada. Me ei saa neid survestada. Nendel on oma elu ees, nemad teevad omad valikud ise. Aga siit edasi ma tahaksin tulla selle teema juurde, mis ma ütlesin, see laevakeres auk, kus kohas on alguse saanud see vägivald. Ja 100 aastat tagasi oli esimene maailmasõda, 80 aastat tagasi oli teine maailmasõda. Ja mida maailmasõdades siis tehti, eriti just esimeses ja teises? Sealt tapeti inimesi miljonites, 10 miljonites. Sõjas vägistatakse naisi, sõdurid, neil on ka isud, vägistatakse naisi.
mida veel on tehtud Eestis? Küüditamist, mobiliseeriti päris suur hulk rahvast minema Siberisse, vangilaagritesse. Et osad inimesed lasti ka otseselt lihtsalt maha vangilaagris, jah. Nii et meie vanaemad, vanaisad või siis kellegil vanavanaemad ja vanavanaisad on olnud väga suure hirmu all, sõjahirmu all, kartuses. Ja see on talletunud nende alateadvusesse. Ja kuidas see nüüd kandunud on järgmistele põlvkondadele? On väga lihtne nipp. Mina sündisin oma ema kõhust ja mina sündisin oma ema kõhus olevast munarakust. Ja nüüd, kui minu ema oli väikese lootena minu vanaema kõhus, siis pidi see munarakk seal emas juba olemas olema. See tähendab seda, et mina olin oma vanaema kõhus juba olemas. Geneetiline kood, kõik see oli nagu olemas. Ja see hirm on talletunud meisse ja meie ühiskonda. Kõik esimese ja teise maailmasõja hirmud ja vägivald ja koledused on salvestanud järgnevatesse põlvedesse just selle tõttu, et mina olen olnud oma vanaema kõhus. Munarakuna, jah. Ja nüüd on seda nüüd edasi antud. Nii et ei saa nagu kuidagi nagu pahaks panna seda, et meil on nõukaaegsetes perekondades vägivalda olnud. Ma mäletan, Arnold Schwarzenegger rääkis ühes oma videos seda, kuidas tema peres isa peksis oma ema, aga ema ei saanud minna naabri juurde. Teate miks? Sest naabrimees peksis oma naist samamoodi ja üle järgmine naabrimees tegi seda täpselt seda sama. Enamus tegid. Pingeid elati välja ja see oli selle aja normaalsus. Meil, te teate isegi nõukaaegseid perekondi. Joodiku värki oli palju. Vaimset möga oli palju. Rusikahoope oli palju. Mina elasin kunagi Tammsalus. Ma nägin päris võikaid peksmisi, kuidas mees peksis naist. Ma nägin seda oma silmaga pealt, ma olin väike poiss. Verd lendas kõvasti. Ja mitte midagi teha ei olnud. Mitte midagi teha ei olnud. Nii et selles mõttes meie vägivald on nagu 1 sajand juba vana ja me elame selles. Ja mida me siis nagu teinud oleme, on see, et me kotime 11. Täiskasvanud kotivad 11. Ja lõpptulemus on see, et me oleme hakanud kotima ka lapsi. Aga kuidas me saame sellele lahendust leida? Kuidas me saame sellele olukorrale lahendust leida? Üks inimene ütleb teisele, kuidas tema elama peaks, mida tema tegema peaks. Üks inimene ütleb teisele, kes sina oled, mina ütlen sulle, kes sina oled. No kuulge, see ei ütle sellele mitte midagi. Mina ise ütlen, kes ma olen, mida ma teen ja kuidas ma elama peaksin. Selleks ongi ju sul inimene loodud selgroog. Sa saad püsti tõusta, sa saad olla inimene. Ja oluline on ka see, et sa ütled teisele poolele, stopp, aitab. Siit rohkem enam edasi ei lähe, et see ei ole moodus või meetod, kuidas minuga suhelda. Mina tean, kuidas ma tahan elada, ma tean, mida ma siin elus tahan teha, ma tean, kes ma ise olen, sina ei tule mulle seda ütlema. Stopp, mine ravi ennast terveks. Ja see ongi nagu tegelikult tänase ühiskonna nagu võti. Meil on vaja ravida ennast sellest vägivallast terveks. Vastasel juhul me tegeleme siin koroonaviiruse madinaga, mis
on suurelt jaolt ikkagi meedia ja televisiooni pasuna kära hirmu saatel väga palju suuremaks pasundatud. Ja me nagu mõtleme, et me usume seda. Aga me ei saa niimoodi nagu pimesi uskuda, sellepärast et see ajuloputus tuleks nagu korraks kõrvale panna. See hirm, see ebakindlus, see ebastabiilsus, sellest tuleb nagu kõrgemale astuda. Tuleks nagu ülesse poole murust oma nina ots muru kõrgusest kõrgemale tõsta ja vaadata, mis maailmas toimub. Vaadata, mis elus toimub. Ja siis me jõuame nagu arusaamisele, iseenda sisemisele ärkamisele, iseenda tõusmisele, et tegelikult saab palju paremini elada. Tegelikult me ei pea teisi inimesi kohtlema halvasti, sest nad on ka inimesed. Nii et minu soovitus inimestele on see, et sina ise tead, kes sina oled, sina ise tead, mida sa siin elus teed ja sina ise tead, kuidas siin elus elada. Ja ükski teine nagu seltsimees siit nimekirjast ei saa sulle seda mitte mingil juhul nagu öelda. Ta ei saa sulle seda peale suruda, ta ei saa sind füüsiliselt väänata, ta ei saa sind sõimata, sina raibe. Ja ta ei saa sind ka nagu vangis hoida selles madalamas murus. Nii et aeg nagu selles mõttes silm lahti teha ja uskuda, et on parem elu olemas ja uskuda seda, et me saame rahumeelselt asju läbi ajada. Gandhi vabastas India riigi just rahumeelselt. Ta oli vägivalla vastu. Ja tal õnnestus see. Nii et mina tänan kõike paremat.